no lähen võrkusid võtma, jess, kohe näeme, kas lõhevõrkudes on midagi või ei ole. Titulitu, meid oli mitu, kõik nad tegid papist, kaalaõngesi mitu. Kaalaõnged tulid soojad ja karvased, lepaussi sarnased. Vaat nii, 50 pritsib peale. Võitaks kõik 50-aastased on samasugused nagu mina. Ma arvan küll, mis sa arvad, lepauss? Ei ole kõik. Ei ole või? Teistmoodi. Ma olen teistmoodi või? Mis moodi? Mul on ka 2 jalga ja 2 kätt. Päris teistmoodi ei saa olla. Au! Paadis on vett. Vett on paadis. Ja vaatame. Ei takista püksid, ei takista särk. Kõik kokku tahab saada üks korralik värk. Ei ole ilusti laule. Elu ilusam tants on tinnas, seda tantsitakse nannas, samm ette, samm taha ja kükak üle maha. Üks poiss viskas varblast kiviga ja varblane lendas minema. Ta lendas maja servale ja teise varblase turjale. Trah! Vot nii on lood. Ei ole see kaluri elu kerge. Ei ole. Süüa tahad, mine pinguta. Võtame võrgu üles. Vaatame, kas mootor käima läheb või? Siin on ju V8 vahel. V8 vahel. Kohe kuulete, kuidas asi läheb tupsuma. Mis saate aru, miks siin ma ütlen, et V8, see ju käib täpselt nagu V8. Ilm on kuldne. Peaaegu. Ahah. Korras. Kuulete? V8. Mis sa ütlesid? Kott võtan. Kuule, mina olen kapten, on ju? Sa tead seda, et kapten nii suures laevas juhib ainult kaptenit või kaptenit teeb ainult kapteni asju. Navigatsioonisüsteemid, värgid, särgid, mitte ei võta kotti vastu. Sa tea lepaussi midagi, sa pead lugema läbi, kes on kapten ja homme on sul vastad 10 küsimusele. Sul peab olema kõik selge, kes on kapten. Tee lahti, jah. Tee lahti ja said või? Kohe läheme tormi ja võtame lõhevõrku, vaatame, mis saab. Vaatame, kas on lõhevõrku. Tõmbame laeva nina otseks. Ja nüüd läheb leevarulja, reevarulja. Vaadake, hästi välja arvestatud kõik. Kõik on nii hästi välja arvestatud. Jess, me saime hakkama, lepaus, me keerasime välja. Me keerasime lepaus välja. Aga selge, vaatame siis edasi, kui me võrkude juures oleme. Või tahate näha, kuidas me sinna sõidame? No hea küll, me võtame teid kaasa.
me ei või siin üle 6 nopi sõita, selles on teema. Ei või üle 6 nopi sõita, aga selge. Nüüd aitab küll teile. Te olete filmi juba päris pikalt näinud. Kontroll tuleb. Mingid vennad tulevad, ma ei tea, kas see on kontroll vist või? Oleks muidu läinud, 50 vett peale meil. Ega meil ei ole siin niisama, me ei või üle 6 nopi ei või sõita. Ma pean nüüd vaatama, kuidas poole me sisse lähme sinna. Teist poid näed kuskil või? Kus kohas? Okei, väga hea. Me peame hakkama sealt ida poolt võtma. Sest seal on päris madal praegu. Sõidad otse võrku praegu? Ei sõida. On rahul. Tavaliselt, kes on töölised, need kaptenile ei esita üldse küsimusi. Ma pean saatma sind ühe laevaga kaasa kuuks ajaks, siis sa õpid reegleid. Said kätte, jah? Väga hea, tubli. Väga tubli. Nii, ja nüüd võtta võrk välja. Ei jõua. Ei jõua või? Anna siia. Tuul tõuseb, maru algab, ei hirmuta see meest, kes kodunt laskis jalga oma ilusa naise eest. Vau, Allari, ta ikka laulis nii. Nüüd me teeme ringi peale. Valega, siin on pool niuke, et oh my god. Esimeses otsas on näha, et valitseb täielik puhas tühjus. Aga nüüd me saame panna, nüüd me panime õige koha peale, ütleme niimoodi, et ta läks 15-ndast me võisime siia kalda äärde tulla, siit panna. Et see annab väikse eelise. Ja ma jahin ikkagi seda suurt lõhe, nagu te näete, siis ma olen ainukene, kes siia paneb. Teised on ammu kädekätti ära läinud juba. Ammu kädekätti läinud. Aga mul on ikkagi lootus ja ootus selle suure lõhe peale. Aga noh, meil on teine laev valmis. See läheb ära kädekätti. Pidimegi juba eile panema, aga
aga ei pannud, kuna veel ei luba ilma sellist, et panna saaks. siin on madal jah, siin on väga madal, ütleme niimoodi, siin on praegu kuskil maks meeter vett. ja me vaatasime selle ekolaiga, et laevad ees on lõhe küll, noh suurt kala, ega ma ei tea, mis kala see on, aga arvatavasti see lõhe on ju see on ju Lõhe jõega seoses koos, ütleme niimoodi. ja kõik on ju laevad ees, suur kala või noh, kala on kõik laevad ees. ma lihtsalt loodan selle peale, et ta tuleb sealt välja. ja sellepärast ma seda suurt lõhe taga ajangi, suures lootuses, et ta välja tuleb. sest suur lõhe on ikkagi 800 kuni 1000 euri. tal on 90 euri on tal kilo. et see paneb ikka, ütleme, meie salati büdžeti ikka õieti käima kohe. pean selle kiiremini sisse ära võtma, sest muidu me triivime ja ta tõmbab rohkem seda paska juurde. aga võrk on ilus puhas, ega ei olegi suurt midagi, me jätkame samas vaimus ikkagi lootes, et üks päev siin see suur lõhe on, aga noh, ega palju aega ka enam järgi ei ole, sellepärast et me ikkagi lähme ära Kädeketti. me lähme ära Kädeketti, sest sealt hakkab saama seda lesta ja värki. no nii. sealt hakkab saama lesta ja värki. ma ei tea, igaks juhuks puhastan kaamerat. sa nüüd vaat, et siin nagu põhimõtteliselt ei peakski mingit muud kala üldse olema. et kui on, siis on see suur lõhe. võta aer ja anna mulle aer, ma tahan vaadata palju vett. noh, tegelikult sealpool siis saab vaadata. täna tuul kannab. täna ma saan võrgu ise sisse lasta. võrgu ise sisse lasta. jumal küll. jura, aga võtan selle jura pärast, ma teda sisse lasen, siis ma tõmban ta välja, ma proovin. proovin pärast. ega meil mõni päev on veel jäänud siia panna, ütleme nii. Need on mul spetsiaalsed võrgud, need on ühe vana kaluri tehtud. et nii, nüüd paneme teistmoodi, nüüd tõmbame risti siia madalasse. et tõmbame risti siia madalasse. et praegu ta läks pikkupidi, aga nüüd tõmbame risti.
et siis vaatab äkki on rohkem liikumist sedapidi. Te võite öelda küll, et mis on seda tühja võrku siin nõuan, aga see tegelikult on ikkagi, jõuab ühte kohta kokku. Siin võib üks päev olla. Midagi tuleb igal päev. Ossa raisk, kui suur lest. Vaadake seda lesta. See on suur lest. Oot siuksid peaks olema siin. Me pean madalasse tõmbama, jah. Ma panengi siit nüüd vaat sedasi, kui te saate aru, niimoodi risti lihtsalt üle selle võrgu. Risti üle. Aga ilus suur lest. Võtame siis selle kuramuse seansi. Võta poi, Triin, välja. Poi. Oota. Ja anna sealt poolt. See ei ole meil üldse tegelikult võrgupaat. Nii, kus see suur lest on, nüüd te näete. Kus ta kadus mulle siin? Suur lest. See on ikka jaepuu kui suur lest. Ja kuidas te võrgust lesta kätte saate? Teate seda, kuidas siukest suurt võrgust lesta kätte saada? Siis ma näitan teile kohe. Lestal on võimalik ära mitte murda, vaid jah, murda, näed need kohad. Kui meie võrgust võtsime välja kiiresti, siis me panime vastu lauda, vaadake. Näed, sa surud need nurgad tal kokku. Anja. Ja siis tõmbad lihtsalt üle. Sest meil ei olnud aega seal neid võrgust välja arutada. Selle ajas, mis ma praegu seda lesta võtan, mul vanasti oli juba võetud pange täis välja. Näed, niimoodi saate üle tõmmata. Seda pidi. Ja siit pöidlega suruta. Ja ongi korras. Stevens, Tobens. See on lest. Voh. Nüüd võiks neid ju tulla mingi 25 tükki. Nii. See on meil hea ketš. Selle jätame siia sisse ujuma, laseme selle täis ja pärast näitan teile. Ma lähen vaikselt lasen nüüd tuulega selle niimoodi sisse, nagu praegu kannab. Ma lasen ise. Sest nüüd sa oled 4 korda lasnud ja me oleme saanud 4 korda täpselt mitte midagi, siis ma pean selle sisse laskmise ikka oma peale võtma. Nii. Nii. Omale suur, siit saab kahele süüa. Jätame ta siia ujuma, seda tuleme nõuame, praegu paneme siia madalasse, siin madalas on, siin võib olla seanssida, me saame lesta juurde. Ma pean lihtsalt vaatama, et GPS-iga liiga lähedale ei lähe, ma ei või minna liiga lähedale, see on jälle mingi keelutsioon siin. Aga ma arvan, et kui me siukse kursiga praegu sisse laseme, nagu ma sõidan, siis peaks olema Tibens-Tobens. Me kandume ilusti. Ma peaasi, et me üle selle ei lähe. Ma ei viitsi hakata taskust telefoni välja otsima, et vaadata GPS-i järgi. Ma arvan, et kuskil niimoodi, kui me paneme, siis on kõik väga hästi.
vaata enne risti üle, super. Ma arvan, et praegu saame ilusti sellega tehtud. Nii. Saad ikka hakkama või? Nii. Ja nüüd proovime sisse lasta sellisel kujul, et võrgu võimalikult lahti. Need on auke täis, aga noh, mulle enam need võrgud lähevad nagu nii minema viskamisele, ütleme nii. Siis ei ole siin suurt midagi ja siin on nii madal praegu, et ma arvan, aga teil läheb Eestis hästi, ma vaatasin, valitsus jälle vahetus või viskas välja kedagi. Seal nagu Eesti riigis ei saagi nagu midagi, ütleme, seadusi vastu võtta, sellepärast et nad on kogu aeg nii selle erakorralistes valimistes või teevad seda koalitsiooni, see on siuke hästi fancy sõna ja hästi vinge sõna, mida kõikidele meeldib kasutada, et nad vaatavad neid uudiseid, siis on nagu kõik väga happy'd selle kuramuse koalitsiooni tegemise üle. Kõik lubavad, oi pläät, kus nüüd hakkab hea elu Eestis. Kristjan Michal ütles, et nüüd on super, järgmised 3 kuud läheb selle peale, et nad peavad seal mingid koalitsioonipunktid paika panema ja siis hakkavad Eesti seadusi tegema. Et esimese 3 kuu jooksul ei juhtu nagu nii mitte muhvi. Ütleme nii. Praegu jookseb ilusti. Niimoodi. Lased võrgu lahti. Ja ringid maha ja... No muidugi oleks võinud ju klaariga lahti üle lasta, aga ma ei viitsi hakata vedama, mis vahet see nagu nii. Aga me lähme nagu ilusa kursiga, ütleme nii. Väga hästi lähme. Alumine jookseb näed ise ja vahepeal jääb kinni. Vahepeal jääb kinni, aga jah. Et Eestis on teil väga vinge selles suhtes. Keskmine palk on kurat 2500 euri, mine pekki, kui ma saaks siin 2500 euri. Ikka Eesti on rikaste värk. Eestlastel on rikaste värk ja seal muidu kõigil uhked autod ei ole reis, kõik ka laovad ainult cash'is välja, selle keegi pangale võlgu pole reis. Selles suhtes on vinge. Meil siin Lepaussiga, näed, peame selle Lesta 2 peale ära tegema. Noh, õnneks vana Aasti viskas vähemalt suure Lesta, ütleme nii. Vähemalt suure Lesta siis. Nii. Ja polegi midagi. Kohe on võrk sees. Ja homme jätkame juba. Homme siin madalas on nagu kerge eelis, et ma ära ei sõna midagi, aga tavaliselt tal meeldib siia madalasse tulla, ütleme nii. Ja nagu ma teile mainisin, siis pohhui see, et see tühi on siin, sest kui ta ühelt maalt siia sisse tuleb, siis on rõõmupäev. Siis on rõõmupäev. Nii, väga ilusti. Mina võin neid pingutada natukene, sest need on kodutehtud võrgud. See ülemine on hästi, see on tunduvalt väiksem.
siis see jääbki lehvima nii kui kardin, see liin. See on kohaliku kalurite poolt tehtud need võrgud. Siis seda see on okei, kui ta pingul läheb. Muidu kui sa ostad võrgud, siis lõhevõrku, tavaliselt punase võrku tuleb lasta pibusse. Noh, ütleme sihukese kaarega, et ta jääks ilusti lehvima. Siis ta püüab paremini. Praegu ma arvan, et me oleme praegu seadusega veel pahuksis ei ole. Aga kui ma oleks kuskil 10 meetrit veel edasi läinud siia poole, siis ma arvan, me oleks seadusega pahuksis. Võt. Sellepärast, et ma näen, et me läheme siit sellisel kujul ja niimoodi. Nüüd ma lasen tal natukene sirutada, sellepärast, et nagu ma ütlesin teile, need võrgud on tehtud niimoodi. Ja löön selle tugevalt põhja. No siin pole sittagi vett jõud. Ankur näha, siin on pool meetrit vett. Kohe ma näitan teile, palju vett on. Meeter. Meeter vett. Väga hea, aga vaadake, mis homme saab. Ja meie lepaussiga lähme mida tegema? Lähme koorime su paljaks või? Siin nende põõsaste vahel. Pilliroo vahel. Ennem kui see kuradi ahv ära lõikab, see lõikab pilliroogu ju. Nii. Vaat, kus läks V8 käima. Aga jah, ma arvan, et me saime ilusti praegu sisse, sellepärast, et ma loodan, et kui siis on ainukene, mis võib olla esimene poid, võib-olla keelutsoonis sees. Kui ta on, siis on ka võib-olla ainult mingi 5 meetrit või 10 meetrit maks. Ütleme niimoodi. Kohe vaatan. Ei tea jah, ta võib-olla on keelusoonis sees, ma ei tea. Aga kui ta on, siis on, ütleme, 5, no ta palju ei ole. Võib-olla 10 meetrit, võib maks 10 on. Aga ma ei viitsi GPS-i välja võtta. Pohku küll ma välja vabandan kuidagi. Ei tea ka, kas on. Kohe vaatan. Arvatavasti kuskil väga väik, kui on võib-olla jah, ütleme 10 meetrit. Kui on, siis on võib-olla 10 meetrit keelualas sees. Aga no selge, homme jätkame.